Kruusimäe kuulutab neljapäeval siit otse Stenbocki maja eest. Milline oli meie töönädal siis Riigikogus? Esmaspäeval me nõutasime kõva ja valju häälega, et peaminister peaks tulema sellest energiakriisist ehk siis elektrikriisist, gaasikriisist ja kaugküttekriisist rääkima. Ja neljapäevane päev oli meil ilma ühegi päevakorrapunktita. Üllatus, üllatus, tehti ka Riigikogu esimehel Jüri Rattale meeldiv võimalus, võeti 10 minutit vaheaega. Jüri helistas peaministrile, aga see on vist juba traditsioon, et siis kui oli ka Henn Põlluaas meil Riigikogu esimees helistas Kaja Kallasele, jäi tema hääl hääleks kõrbesse, nii tõdes seda ka täna Jüri Ratas. Teine oluline, mis meil praegusel hetkel kiirelt jookseb peale, on siis need rohekäkk 55 ehk siis rohe-eesmärgid 55. Praegusel hetkel on olukord nii, et Eesti diplomaadid, Eesti ametnikud on kõik Euroopas, kui arutatakse seda suurt, väga suure rahalise mõjuga siis eesmärk 55 paketti, aga Eesti esindajatel ei ole mandaati, et midagi rääkida. Oli jutt 17. detsembril, et esimesel võimalusel räägitakse. Täna, neljapäeval oli see päev, kus oleks võinud rääkida, aga jälle ei ole sellega kiiret. Teisipäeval nõutasime, kas saaks peaminister tulla neljapäeval. Öeldi, et kõige parem variant on infotund. No kolmapäeval te nägite ise seda infotundi ja infotunni mõttetust ja see formaat lihtsalt ei tööta. Sest et küsida võib kõike, aga vastajal on vaba voli vastata. Mis me saime teada? Me saime teada, et Eesti ettevõtjad on ise endal need riskid võtnud. Ja miks te üldse liitusite selle börsipaketiga? Tuletan meelde, et siis oli eesmärgiks ju ja öeldi meile kõigile, konkurents langetab hinda. Nüüd saime teada, et peaministri vanemad on ka pensionärid ja nemad saavad ideas hakkama. Siim Kallas on nutikas inimene, mulle tundub, et ta on omalt poolt pakkunud ka korralikku haridust Kajale, aga vaat seda kinderstube, see jääb kuidagi mingil määral vajaka. Neljapäeval lihtsalt parlament tuligi Stenbocki maja juurde, nagu ütleb ju vanasõna, kui muhameedlane ei tule mäe juurde, siis mägi tuleb muhameedlase juurde. Ma ei tea, millised on lahendused, aga võib-olla järgmisel nädalal, kui peaminister ei leia endast seda poliitilist tahet tulla ja arutada parlamendiga siis tekkinud kriisi. Meil on kui palju kriis, meil on tervisekriis, meil on julgeolekukriis, meil on energiakriis. Nüüd tuleb välja, et meil on ka peaministril valitsuskriis, sest et peaministril puudub praegusel hetkel tahe arutada midagi parlamendiga. Õnneks ei ole parlamendil kaugelt siia tulla. Jälgi ikka, Kruusimäe kuulutab YouTube'i kanalit. Tahan oma raha tagasi, tahan oma raha tagasi, tahan oma